Tere, noorerra. Ma just andsin talle luti, et ta ei saaks midagi öelda. Tere, Priili. No, Tere. ta ütleb silmadega. No, natuke müts on niimoodi nagu on, jah. Enne kui me nüüd läheme suuremale seiklusele, sest auto on veel suuremaks seikluseks valmis, siis täna on reedene päev veel, tööpäeva järgselt 16.15, et tulime ühte vahvasse kohta, mis on Tartu lähedal, aga ei ole kunagi kordagi sisse sõitnud. Täpsemalt me oleme Kavilda Ürgorus ja siin on Kentsi paisjärv. Siin on selline parkla. Nagu juba näha. Ja paisjärve ümber läheb matkarada. Jah, seda me lähemegi vaatama. Pidi olema kruusa kattega. Eks näis, kas vankerdata või mitte. Jah, et ega neid vankriga läbitavaid radasid ju alati igal pool ei ole. Et siis selle järgi teadlikult valime. Alustame siit siis Paisjärve juurest. Ja siin on siis see ujumisala. Ja vaatame seda rada siis ka. Et oleme siis Elva ja Puhja vahepeal. Et siin nüüd, kui Võrtsu juurde sõitsime, siis sõitsime Ürgorust läbi, Kavilt Ürgorust. Aga nüüd siis natuke teist teed. Ja võib-olla siin territooriumil on veel palju enamat avastada, aga võib-olla siit ametlike kaartide pealt leitavaid kohti on vähem. Et siin põhiline on ujumine. Ja siis poja saab nüüd rappumist, et siin on tee on siis selline jäme kivi. No loodetavasti mitte kogu tee. Jäme killustik. Talle vahest meeldib selline. No jah. Jah, itsi, jah. Jah. Mis issil käes on ju. Meenutab mingisuguseid, vanasti tänapäeva bussid on mõnusamad, aga ma ei tea, võib-olla 90ndate alguses või nõukogude ajal, et kui teed olid võib-olla auklikumad bussid, jäigema amortisatsiooniga, siis ka kui niimoodi loksusid. Ja. Aga põhimõtteliselt peaks saama ümber järve mingi 4,5 kilomeetrit. Et elame, näeme, vaatame. Siin on need hundinuiad ja kõik siin sellerdab. Järv on muidugi ilus. Lähed ju, tegelikult siia saab ju paadiga ka. Et näed, huvitav mõte endale, et paned ju auto siia parklasse ja paadiga saab ju peale minna. Saab. Tulevikus see aasta vist ma ei tea, kas jõuamegi. Üksi ma ei ole ka ei viitsinud minna ja ega me kolmekesi sinna väiksesse paati ka nüüd väga kohe ei trügi kala püüdma. Eks näha ole. Pojale panime väikse sirmi ette, et see väike nüüd väga palju kintse ei paitaks. Ja siin on selline lageala ja kalameestele vast täitsa tore koht. Et paarsada meetrit vankerdatud ja poja magab jälle. Et see vanker mõjub nii uinutavalt selle rappumisega, et kohe tuleb sõba silmale. Nii on. Kuidas siis on esimesed pool kilomeetrit siin? Minul on okei. Ma arvan, et see kruusatee päris kiviteed tähendab. Aga pojale meeldib, tundub, et tema ju magab siin juba. Siiamaani on vankerdatavand. Jah. Jah, mis siis siin ümber on? Ümber on kõrkjad, kõrrelised vaated. Muidugi vaatadki järve teist kallast. Vaatad Eestimaa loodust. Ja niimoodi siin kulged, et vaatame, kas siin oli üks ujumiskoht ka veel vahepeal. Noored ujusid, väike platoo oli ka. Ja eks me nüüd püüamegi siit veel midagi kinni, vaatame. Siin, näed, vaatad puurindeid, õpid, vaatad peapuurinne, näed, seal on kased, männid, siis on haaba,
aluspuurindes on väiksed männid, haaba, kased, kõik segamini kasvavad, võitlevad, olelusvõitlus, kes peale jääb. Noh, eks lõpuks männid ikka suruvad. Sealtpoolt paistavad juba kuused, tahavad ka oma osa saada. Ja siis, kui seda ka niimoodi siin muidu liigud ja ega noh, ütled, et mis siin ikka oli, et oli nagu oli. Aga kui vaatad teise pilguga seda loodust, siis tekivad teised mõtted. Ja muidu jah, siin rada on selline tavaline hetkel, selline järverada. Ega neid palju ei olegi ju. Sellised radu, mis lähevadki niimoodi ümber järve ilusti. Ega jah, noh, paljud järvede ümbrused on ära erastatud, et eks see ka mõjutab seda ligipääsetavust. Väga äge on siin see, et hundinuiasid on nii rohkelt, et kõik siin on sellised veesilmad kinni kasvanud ja no ma ei mäletagi, kus ma viimati nii rohkelt hundinuiasid nägin ühe koha peal. Siia on jah, niimoodi kaevatud sellised sisse. Siin on päris hea koht. Siit saab jah paadiga ka ja sellised hambad järve sisse kaevatud. Ja siin on ka üks selline siis väike vist auto peatumise koha võimalus ja 2 pinki isegi prügikastiga. Vot, siit poolt siis sisenejatele. Me oleme jah peaaegu siis nüüd järve tipus, ehk siis ei teagi, ma ütleks, et me oleme pool rada läbi teinud, kui me oleme teisele poole jõudnud. Sest me alustasime siit poolt. Tema jah, meil siis maganud, magab. Väga hea, kui magab. Hoiab oma ketist kinni, et jumala eest pankrist välja ei kuku. Peab ketist kinni hoidma. Ja. Äigi kukub pankrist välja. Siia muidu kena silt ka niimoodi pandud. Ja. Siin läheb nüüd siis järv pooleks, et siis tee ei ole vahele tehtud. Aga see on siis rohkem selline juba tümaala kinni kasvanud. Päris kaugele vist läheb veel. Et see siis on siis nii-öelda eraldi. Kuule, aga mis koht see on? Kust me tulime siit autoga niimoodi? Jaa, mäletan. Kohvikute päeval. Oli küll, jah. Oli talude päev. Kas see Rõngust rannuni ei olnud? Aga võib-olla oli jah sellel päeval. Et ma vaatasin kuidagi tuttav, näed, seal isegi veel see menüü kenasti olemas. Võib-olla siin on kogu aeg midagi pakutakse mingistel päevadel. Tundus kuidagi tuttav. Et oleme täitsa sõitnud eelmine aasta siia. Siin oleme täitsa käinud, jah. Me oleme siin pool. Autosid ja kohvik ja. Kuule, aga miks me siis see aasta ei ole nüüd mitte kordagi jõudnud kodukohvikute päevale? See on väga hea küsimus. Aha. Ma arvan, et minul ei ole huvi minna, sest ma ei saa sealt midagi osta. Jah, et ei ole jah käinud veel. Me veel Preili on meil ikka veel selle piima, muna, sojavabal dieedil, et siis poja neid asju ei saaks. Ma arvan, soja võib-olla soja ei ole väga. Jah, vist on muna ja piim. Muna ja piima vaba, aga noh, enamik asju on ikka muna ja piimaga tehtud ju. Nii et täpselt ei tea ka, on ju, et ega meil tänapäeva ju meditsiin ei anna seda analüüsi, mille vastu sellisel talumatust võib olla pisikesel selles nooruses. Siin on mingisugune ajalugu. Ajalugu on alati selline, et algab ja lõpeb samamoodi maja ehitamine, et alguses on tühi väli ja lõpuks saab väli jälle tühjaks. Ja. Aga ei, vot nüüd kalapüük siin. Otse tee kõrvalt õnged sisse ja no põhimõtteliselt. Meil on auto nii hästi täis pakitud, et seal õnged jaks hetkel nagu ei olegi pea kohale sinna kummide vahel riputama, aga ei hakka. Eks. Aga noh, proovime mõnikord kalale tulla. Kalapüük lapsega ongi huvitav. Üks püüab, teine vankerdab ja siis on meil see rakett ka kaasas.
see ka pikendab tavaliselt seda uneaega, et kui mõlemad püüavad ja vanker koha peal on. Vaatame, äkki jõuame. Natukene rada ekstreemsem, käijaid vähe. Jälle üleskutse, käibe kõik, käige radadele on see üleskutse, et mida rohkem käijaid, seda paremas seisus on teed. Üks pink on siis siin veel niimoodi. Siit pika õngega. Saab lähemale ka. Jah, kohalikud õllemehed tulevad siia ja istuvad ja naudivad ja kohe saad kõik ära visata siia. Ja. No, siinpool on rada rohkem natuke kinni kasvanud, aga pole hullu. Eks siin natuke rohkem nüüd puhmaid keset teed ja sellega peab arvestama. Muidugi eelmisel poolel oli mingisugune geotekstiil ka all. Et võib-olla siin on ka kunagi olnud, aga ega need ei püsi ju, ei hoia pikalt need geotekstiilid seda rohu kasvu tagasi. Nii on. Vot siit veel vaadet. Meie nüüd veel siit ikka lähme üksjagu. No nüüd me oleme poole peal vast. Nüüd me oleme jah poole peal. Pool on veel ees. Poja otsustas ka vahepeal silmad lahti teha, vaadata, mis toimub. Ta tahtis vist kuskil maha minna või? Jah, tahtis maha minna, peatus läks mööda. Ja nüüd me hakkame vaikselt juba ajaga võidu rallima, sest ega poja söögiaeg hakkab lähenema. Ja see on meile tuttav teema. Eile käisime ka mööda kergliiklusteed oma sellist püsi vankerdamist ja siis tagasi tulles olime kohe vahel. Kas hüppame korra kohalikust koopist ka läbi või lähme kohe koju? Ja siis mõtlesime, et okei, tal on tegelikult juba toiduaeg jah käes ja siis mõtlesime, et lähme ikka käime kiiresti, äkki annab selle paar minutit meile lisaks. Kui poodi jõudsime, siis juba läks hoogsalt jäme laulu ajal lahti ja ega siis muu ei aidanud, pidin sülle võtma ja kussutama ja siis preili kiiresti ladus sealt midagi endale veel ostukorvi ja siis ta süles ei tahtnud enam olla ja siis vurasime niimoodi, mina siis võtsin ikkagi sülle, siis vurasime koduni, et kui ma kiiresti kõnnin ja ta mul süles on, siis ta annab veel aega meile. Aga jah, kui ikka see nälg tuleb, siis ta tuleb väga konkreetselt. Või mis? Ta on asjad paigas. Et kui on süüa, siis on süüa ja teda ei huvita, et ma ei tea, sina poes oled näiteks või keset rada. Jah, kõndides saab ka ju. Ja, siin samas raja peal need surnud muttide vahel võtame ka sülle ja pingi peale ja saab ka muidu. Seal oli see purre. Purde peale, võt. Nii, nüüd peaaegu sõiduteel. Teisel pool on siis parkla. Viimased finišimeetrid. Väga maja siin on. Katus on kõik siis ära murustatud. Ja poja on meil juba jah ka loeb minuteid. Aga ta on tubli, jõuame. Nüüd me oleme tagasi parklas ja igaks juhuks teeme ühe vahelõpu siin, et võib-olla nüüd vaatame, kas lähme kuskil veel lõkkeplatsile, et seal sööb ja midagi me ise ka näksime, me läheme otse koju siit, et vaatame selle pärast siis väike vahelõpp igaks juhuks. Jah. Et põhiline oligi ujuma me täna ei jõudnud, vette me täna ei jõudnud. Ei, ujuma jah, ei lähe teine kord ja rada oli siis põhiline, teile ka ikka ülevaade ja tulge siis ka Kavildu Jürgorga avastama ja kes nüüd kohalik on ja teab asju paremini, siis igasugused vihjed on teretulnud. Kas või meili peale või Facebooki või siia kommentaari. Midagi huvitavat siin veel minna vaatama. Aga head matkamist, head puhkust, head suve jätku, näeme varsti. Tšau! Tšau! Tšau, tšau!